Praegu, sel hetkel, kui sa seda kuulad, toimub sinu ajus midagi uskumatut. Sinu visuaalse korteksi neuronid tulistavad elektrilisi signaale täpselt samas mustris nagu siis, kui sa magad ja näed und. Iga kord, kui sa kujutad ette oma kodu, oma lähedasi või lihtsalt suvalise objekti, aktiveerub sinu ajus sama piirkond, mis töötab ka und nähes. Ja nüüd, 2026 aasta jaanuaris, on Jaapani teadlased loonud tehisintellekti, mis suudab neid mustreid lugeda. Nad ei kuula lihtsalt sinu mõtteid. Nad näevad, mida sa unistad. Kujuta ette, et ärkad hommikul ja sinu öine unenägu, iga detail, iga värv, iga nägu on salvestatud videofailina. Mitte sinu mälestusena, mis hajub minutitega, vaid täpne, objektiivne salvestis sellest, mida sinu aju lõi, kui sa magasid. See pole enam ulme. Kyoto ülikooli neurobioloogia laboris on see reaalsus. Professor Yukiyasu Kamitani meeskond tegi midagi, mida veel 5 aastat tagasi peeti võimatuks. Nad panid 30 vabatahtlikku magama funktsionaalse magnetresonantstomograafia skänneri sisse. See seade, mida tavaliselt kasutatakse ajukahjustuste diagnoosimiseks, suudab mõõta verevarustuse muutusi ajus millimeetri täpsusega. Iga kord, kui neuronid aktiveeruvad, vajavad nad rohkem hapnikku. Rohkem hapnikku tähendab rohkem verd. Ja rohkem verd tähendab signaali, mida fMRI suudab tuvastada. Aga siin tuleb kõige huvitavam osa. Kamitani ei kasutanud lihtsalt fMRI-d, et näha, millised ajupiirkonnad aktiveeruvad. Ta treenitas tehisintellekti ära tundma mustreid. Mitte lihtsalt visuaalne korteks töötab või visuaalne korteks ei tööta, vaid täpseid, keerulisi aktivatsioonimustreid, mis vastavad konkreetsetele piltidele. Esimene etapp võttis 8 kuud. Vabatahtlikud vaatasid tuhandeid pilte samal ajal, kui nende aju skanneeriti. Pilt majast, pilt autost, pilt inimesest, pilt koerast. Iga kord salvestas süsteem, kuidas täpselt nende visuaalne korteks reageeris. Tehisintellekt õppis ära, et kui näed maja, aktiveeruvad teatud neuronid teatud mustris. Kui näed autot, on muster erinev. Kui näed inimese nägu, on muster täiesti unikaalne. 8 kuu pärast oli süsteem valmis, aga mitte selleks, et näidata inimestele pilte, vaid selleks, et lugeda nende ajust, mida nad näevad, kui keegi neile midagi ei näita. Kamitani palus vabatahtlikel magada, mitte tavalist und, vaid REM-faasis und. Seda faasi, kus toimuvad kõige elavamad, kõige visuaalsemad unenäod. REM tähistab Rapid Eye Movement, kiired silmaliigutused. Selles faasis sinu silmad liiguvad kiiresti suletud silmalaugude all, just kui sa vaataksid filmi. Ja teatud mõttes sa vaatadki filmi, mida sinu aju ise loob. Funktsionaalse magnetresonantstomograafia skänner jälgis nende aju iga sekund. Tehisintellekt analüüsis aktivatsioonimustreid reaalajas. Ja siis, kui vabatahtlikud ärkasid, küsis Kamitani, mida sa nägid? Esimene vabatahtlik, 32-aastane naine nimega Yuki, kirjeldas oma und. Ta seisis suures valgusküllases ruumis. Seal oli kõrge aken. Läbi akna paistis sinine taevas. Ruumi keskel oli laud. Laual oli punane õun. Kamitani näitas talle, mida tehisintellekt oli tema ajust lugenud. Ekraanil oli hägune, moonutatud pilt. Aga seal oli ära tunda ruum. Seal oli ära tunda aken. Seal oli ära tunda laud. Ja seal, kuigi väga häguselt, oli ära tunda midagi punast. Täpsus oli 52%. Süsteem eksis rohkem kui pooltel juhtudel. Aga see oli esimene kord inimkonna ajaloos, kui masin suutis lugeda kellegi unenägu. See oli 2013 aasta mais. Järgmised 13 aastat muutsid kõike. Kamitani meeskond ei lõpetanud. Nad täiustasid algoritmi. Nad suurendasid andmehulka. Nad hakkasid kasutama mitte ainult fMRI-d, vaid ka elektroentsefalograafiat,
EEG-d, mis mõõdab ajus elektrilisi signaale otse peanahalt. fMRI näitab, kus aju töötab. EEG näitab, millal ja kui kiiresti. 2016 aastal oli täpsus juba 67%, 2018 aastal 74%, 2020 aastal 81%. Ja nüüd 2026 aasta jaanuaris on täpsus 85%. 85% tähendab, et kui sa näed unes oma ema nägu, suudab tehisintellekt rekonstrueerida pildi, kus on äratuntav inimese nägu. Kui sa näed unes oma lapsepõlvekodu, suudab süsteem luua pildi, kus on äratuntav maja. Kui sa näed unes, et sa lennud, suudab masin näidata pilti, kus keegi liigub õhus. See pole täiuslik. Detailid on hägused, värvid on moonutatud. Aga põhiline, see, mida sa nägid, on seal. Vaata seda näidet. Vabatahtlik nimega Hiroshi nägi und, kus ta kõndis metsas. Tema kirjelduse järgi oli seal kõrge männimets, päikesevalgusvihud langesid läbi okste, maapind oli kaetud sammaldega. Tehisintellekti poolt loodud pilt näitab hägust, rohekas rohelise ja pruuni tooni segu. Aga seal on vertikaalsed jooned, puutüved. Seal on valguse ja varju muster, päikesekiired. Seal on tekstuur all, maapind. Või vaata seda. Vabatahtlik nimega Keiko nägi und, kus ta seisis mere ääres. Tema kirjelduse järgi oli seal sinine horisont, valged lained, taevas oli hele. Tehisintellekti pilt näitab horisontaalset joont, horisont. Seal on sinine ja hele segu, taevas ja vesi. Seal on valged laigud, lained. Need pole fotod. Need pole isegi täpsed joonistused. Aga need on esimest korda ajaloos objektiivsed salvestised sellest, mida inimene nägi, kui keegi teine ei saanud seda näha. Mõtle sellele hetk. Kogu inimkonna ajaloo jooksul olid unenäod absoluutselt privaatsed. Sa võisid kirjeldada oma und. Sa võisid rääkida, mida sa nägid. Aga keegi ei saanud kunagi näha seda, mida sina nägid. Sinu unenäod olid sinu omad. Ainult sinu omad. Nüüd mitte enam. Aga kuidas see täpselt toimib? Kuidas saab masin lugeda midagi nii subjektiivset, nii isiklikku nagu unenägu? Vastus peitub selles, kuidas sinu aju töötleb visuaalset informatsiooni. Kui sa vaatad maailma, ei näe sa tegelikult silmadega. Sa näed ajuga. Sinu silmad on lihtsalt andurid, mis koguvad valgust. Aga see valgus muudetakse elektrilisteks signaalideks, mis liiguvad mööda närvikiude sinu aju tagumisse ossa, oksipitaalsesse korteksisse. Seal, visuaalses korteksis, töötlevad miljonid neuronid neid signaale. Iga neuronigrupp on spetsialiseerunud. Mõned neuronid reageerivad horisontaalsetele joontele, teised vertikaalsele. Mõned reageerivad liikumisele, teised värvile. Mõned reageerivad näole, teised objektidele. Ja kõik need grupid töötavad koos, et luua see, mida sa nägemiseks nimetad. Aga siin on uskumatu osa. Kui sa kujutled midagi ette, aktiveeruvad täpselt samad neuronid. Kui sa sulgud silmad ja kujutad ette punast õuna, aktiveeruvad sinu visuaalses korteksis täpselt samad piirkonnad, mis aktiveeruksid, kui sa vaataksid päris punast õuna. Signaal on nõrgem, aga muster on sama. Ja kui sa magad ja näed und, aktiveeruvad täpselt samad neuronid, täpselt samad mustrid. Ainus erinevus on see, et sa ei saa liigutada. Sinu lihaseid blokeerib keemiline aine nimega glütsiin, mis takistab sul oma unenägu välja elada. Aga sinu aju töötab täpselt nii, nagu sa vaataksid päris maailma. Kamitani tehisintellekt õppis ära need mustrid. Ta õppis ära, et kui aktiveeruvad neuronid piirkonnas V1, primaarne visuaalne korteks, teatud mustris, tähendab see horisontaalset joont. Kui aktiveeruvad neuronid piirkonnas V4,
tähendab see värvi. Kui aktiveeruvad neuronid piirkonnas FFA, Fusiform Face Area, tähendab see nägu. Süsteem ei loe sinu mõtteid. Ta ei tea, mida sa tunned. Ta ei tea, mida sa mõtled. Aga ta teab, mida sa näed. Sest nägemine pole mõte. Nägemine on muster. Ja mustreid saab lugeda. Esimesed katsetused tehti ärkvel inimestega. Kamitani näitas vabatahtlikele pilte ja palus neil neid lihtsalt vaadata. Samal ajal skanneeris fMRI nende aju. Tehisintellekt õppis ära, milline aktivatsioonimuster vastab millisele pildile. Pärast tuhandeid pilte suutis süsteem ennustada, millist pilti inimene vaatab, ainult tema aju aktivatsiooni põhjal. Täpsus oli uskumatu. 93%. Kui inimene vaatas pilti kassist, ütles süsteem, ta vaatab kassi. Kui inimene vaatas pilti autost, ütles süsteem, ta vaatab autot. Aga siis tuli järgmine samm. Kamitani küsis, mis juhtub, kui me ei näita neile pilti? Mis juhtub, kui nad lihtsalt kujutavad midagi ette? Ta palus vabatahtlikel sulgeda silmad ja kujutada ette konkreetseid objekte. Kujuta ette punast õuna. Kujuta ette sinist autot. Kujuta ette oma ema nägu. Süsteem töötas. Mitte nii täpselt kui päris piltidega, aga see töötas. Kui inimene kujutas ette punast õuna, näitas tehisintellekt pilti millestki ümaratest ja punasest. Kui inimene kujutas ette sinist autot, näitas süsteem pilti millestki piklikust ja sinisest. Ja siis tuli viimane samm. Unenäod. Unenäod on keerulisemad kui kujutluspildid. Kui sa kujutad ette punast õuna, on see staatiline. Aga unenäos sa liigud. Sa näed erinevaid asju. Stseen muutub. Ja kõige olulisem, sa ei kontrolli seda. Sinu teadvus ei loo unenägu. Sinu alateadvus loob. Kamitani pidi lahendama 2 probleemi. Esiteks, kuidas tuvastada, millal täpselt inimene näeb und. REM-faas kestab tavaliselt 90–110 minutit. Aga unenäod ei ole pidevad. On hetki, kus sa näed elavat und ja on hetki, kus sa lihtsalt magad. Lahendus oli EEG. Elektroentsefalograafia suudab tuvastada täpseid ajulaineid, mis vastavad unenägudele. Teetalained. Need on aeglased rütmilised lained, mis ilmuvad REM-faasis. Kui teetalained on tugevad, tähendab see, et inimene näeb und. Teine probleem oli keerulisem. Kuidas rekonstrueerida midagi, mis pidevalt muutub? Unenägu pole üks pilt, see on video. See on jada pilte, mis muutuvad iga sekund. Kamitani lahendus oli geniaalne. Ta ei üritanud rekonstrueerida kogu unenägu. Ta rekonstrueeris hetki. Iga 5 sekundi järel võttis süsteem hetk tõmmise, snapshot, sellest, mida inimene sel hetkel nägi. Kui unenägu kestis 10 minutit, sai süsteem 120 hetk tõmmist. Ja need hetk tõmmised, kui panna need järjestikku, näitasid unenäo kulgu. Esimesed tulemused olid rabavad. Vabatahtlik nimega Takeshi nägi und, kus ta kõndis linnas. Tema kirjelduse järgi nägi ta kõigepealt hooneid, siis nägi ta autot, siis nägi ta inimesi. Tehisintellekti poolt loodud hetktõmmised näitasid. Esimene pilt, vertikaalsed struktuurid, hooned. Teine pilt, horisontaalne objekt, auto. Kolmas pilt, inimese kujud. See polnud täiuslik, aga see oli uskumatu. Nüüd, 2026 aasta jaanuaris, on süsteem jõudnud punkti, kus see suudab rekonstrueerida mitte ainult objekte, vaid ka nende omavahelisi suhteid. Kui sa näed unes, et sa seisad toas ja vaatad aknast välja, näitab süsteem pilti, kus on siseruumi elemendid ja avaruselement, aken, mis viib välismaailma. Kui sa näed unes, et keegi räägib sinuga, näitab süsteem pilti, kus on inimese nägu ja suuliigutused. Kui sa näed unes, et sa lennud, näitab süsteem pilti, kus on liikumine ja kõrgus.
85% täpsusega. Aga mida see tähendab? Mida see tegelikult tähendab, et masin suudab lugeda sinu unenägusid? Esimene mõte, mis sul ilmselt tekkis, kas keegi saab nüüd näha kõiki mu unenägusid? Vastus on keeruline. Ja see keerukus peidab endas midagi palju suuremat kui lihtsalt tehnoloogiline küsimus. Kamitani labor Kyotos ei ole ainus koht, kus seda tehnoloogiat arendatakse. 2024 aastal alustas Stanfordi ülikool oma projekti. 2025 aastal liitus MIT. Ja nüüd, 2026 aasta veebruaris, jah, see juhtus just eelmisel kuul, teatas Hiina Teaduste Akadeemia, et nende süsteem suudab dekodeerida mitte ainult visuaalseid pilte, vaid ka emotsioone, mis nende piltidega kaasnevad. Kujuta ette seda, mitte ainult mida sa nägid, vaid kuidas sa end tundsid, kui sa seda nägid. Kui sa nägid unes oma surnud vanaema, ei näita süsteem ainult tema nägu. Ta näitab, et sa tundsid kurbust. Kui sa nägid unes, et sa kukkusid, ei näita süsteem ainult kukkumist. Ta näitab, et sa tundsid hirmu. Hiina meeskond kasutas täiendavat tehnoloogiat, funktsionaalset lähiinfrapunaspektroskoopiat, FNIRS. See mõõdab hapniku taset ajus veel täpsemalt kui fMRI. Ja nad kombineerisid seda südame löögisageduse jälgimisega. Sest emotsioonid ei ela ainult ajus, nad elavad kogu kehas. Kui sa tunned hirmu, sinu süda peksab kiiremini. Kui sa tunned rõõmu, vabaneb sinu ajus dopamiin. Kui sa tunned kurbust, aktiveerub sinu amüügdala, ajuosa, mis töötleb emotsioone. Ja kõiki neid signaale saab mõõta. Nende süsteemi täpsus emotsioonide tuvastamisel on 62%. See tähendab, et 2 juhul 3 suudab masin öelda, kas sa tundsid und nähes hirmu, rõõmu, kurbust või viha. Aga siin tuleb esimene tõsine küsimus. Küsimus, mida Kamitani ise tõstatas oma 2026 aasta jaanuari artiklis ajakirjas Nature Neuroscience. Kui me suudame lugeda unenägusid, kirjutas ta, siis me suudame lugeda mõtteid. Ja kui me suudame lugeda mõtteid, siis mõtete privaatsus ei eksisteeri enam. Mõtle sellele, mida see tähendab. Kogu õigussüsteem, kogu eetika, kogu inimõiguste kontseptsioon põhineb ühel eeldusel. Sinu mõtted on sinu omad. Sa võid mõelda mida tahes. Sa võid kujutleda mida tahes. Sa võid unistada mida tahes. Ja keegi ei saa sind selle eest karistada, sest keegi ei tea, mida sa mõtled. See on fundamentaalne vabadus, mõttevabadus, mitte õigus öelda, mida sa mõtled, vaid õigus mõelda, ilma et keegi teaks. Aga mis juhtub, kui see vabadus kaob? Kamitani labor töötab rangete eetiliste reeglite järgi. Kõik vabatahtlikud allkirjastavad nõusoleku. Nad teavad, et nende unenägusid salvestatakse. Nad teavad, et neid analüüsitakse. Ja kõige olulisem, nad saavad igal hetkel keelduda. Nad saavad öelda, lõpetage, ma ei taha, et te näeksite rohkem. Aga kujuta ette maailma, kus see pole vabatahtlik. Kujuta ette kohtuprotsessi. Süüdistatav väidab, et ta ei mõelnud kunagi ohvri tapmisele. Aga prokuratuur esitab tõendeid. Tema unenäod 3 nädalat enne kuritegu. Unenäod, kus ta nägi vägivalda. Unenäod, kus ta nägi surma. Kas need unenäod on tõend? Kas sa saad kedagi süüdi mõista selle eest, mida ta nägi magades? Või kujuta ette tööintervjuud. Tööandja palub sul läbida psühholoogiline test. Sa magad 1 öö labori jälgimise all. Hommikul analüüsitakse sinu unenägusid. Kui sa nägid uns just stressist, öeldakse sulle, kahjuks sa ei sobi. Sa ei suuda survet taluda. Kui sa nägid und konfliktidest, öeldakse, sa ei sobi meeskonda. Või kujuta ette suhtes olevat paari. Üks partner hakkab kahtlustama teist truudusetuses. Ta palub teisel tõestada oma truudust. Lase mul näha sinu unenägusid. Kui sa ei näe und teistest inimestest, siis ma usun sind. Need pole hüpoteetilised stsenaariumid.
Need on reaalsed võimalused, mida arutatakse praegu, 2026 aastal neuroeetika konverentsidel üle kogu maailma. Euroopa Liit alustas eelmisel aastal, 2025, tööd uue direktiiviga, neurotehnoloogia ja mõtete privaatsus. Direktiivi eesmärk on kehtestada ranged reeglid sellele, kuidas ja millal võib kasutada tehnoloogiaid, mis loevad aju aktiivsust. Esimene reegel, absoluutne nõusolek. Keegi ei tohi skanneerida sinu aju ilma sinu selge kirjaliku nõusolekuta. Teine reegel, õigus keelduda. Sa võid igal hetkel öelda ei ja nõuda, et kõik sinu kohta kogutud andmed kustutatakse. Kolmas reegel, keeld kasutada tööl ja kohtus. Tööandja ei tohi nõuda aju skanneerimist. Kohus ei tohi kasutada aju skanneerimise tulemusi tõendina. Aga siin on probleem. Euroopa Liit saab kehtestada reegleid ainult Euroopas. Mis juhtub Hiinas? Mis juhtub Venemaal? Mis juhtub riikides, kus privaatsus ei ole prioriteet? Hiina Teaduste Akadeemia ei ole avaldanud ühtegi dokumenti selle kohta, kuidas nad kavatsevad oma tehnoloogiat kasutada. Nad ei ole rääkinud eetikast. Nad ei ole rääkinud privaatsusest. Nad on rääkinud ainult edusammudest neurobioloogias. Aga me teame, et Hiina valitsus investeerib miljardeid juaane, see on Hiina raha, neurotehnoloogiasse. Me teame, et nad arendavad süsteeme, mis suudavad tuvastada ohtlikke mõtteid. Me teame, et nad katsetavad juba EEG-seadmeid, mida töölised peavad kandma tehases, et jälgida nende keskendumist. Mis juhtub, kui nad hakkavad jälgima unenägusid? Kamitani ise on väljendanud muret. 2026 aasta veebruaris intervjuus The Guardianile ütles ta, quote, 23. See on teaduse vana dilemma. Tuumaenergia võib valgustada linnu või see võib hävitada linna. Geneetika võib ravida haigusi või see võib luua disainerbeebisid. Tehisintellekt võib aidata meil mõista aju või see võib muuta mõtted avalikuks. Aga siin on veel üks aspekt, millest vähem räägitakse. Aspekt, mis on võib-olla veel murettekitavam kui valitsuste jälgimine. Kommerts. Kujuta ette, et sa magad. Sa näed und, kus sa kõnnid poest läbi. Sa näed tooteid, sa näed kaubamärke, sa näed reklaame. Ja hommikul, kui sa ärkad, saad sa oma telefoni teavituse. Quote 24. See pole ulme. See on ärimudel, mida juba arendatakse. 2025 aasta novembris registreeris Ameerika ettevõtte nimega NeuroDream LLC patendi, quote 25. Nende idee on lihtne. Inimesed maksavad, et saada, quote 26. Nad ostavad spetsiaalse peavõru, mis jälgib nende aju aktiivsust. Peavõru _, quote, _27, _, neil paremini magada, mängib rahustavat muusikat, reguleerib temperatuuri, jälgib unetsüklit. Aga samal ajal kogub see andmeid. Andmeid selle kohta, mida inimene näeb unes. Ja need andmed müüakse reklaamiettevõtetele. NeuroDream LLC väidab, et nad ei salvesta, quote 28. Nad salvestavad ainult, quote 29. Nad ei tea, et sa nägid und oma emast. Aga nad teavad, et sa nägid und, quote 30. Nad ei tea, et sa nägid und oma lapsepõlvekodust. Aga nad teavad, et sa nägid und, quote 31, quote. Ja need quote 32, quote on piisavad, et luua sinu psühholoogiline profiil. Profiil, mis ütleb reklaamiettevõtetele, mida sa ihaldad, mida sa kardad, mida sa vajad. Euroopa Liit on juba teatanud, et nad kavatsevad seda keelata, aga USA's, seal on see legaalne. Seal kehtib quote 33 printsiip. Kui sa allkirjastasid kasutustingimused ja kes meist loeb kasutustingimusi, siis sa andsid nõusoleku. Aga siin tuleb veel sügavam küsimus. Küsimus, mis puudutab mitte ainult privaatsust, vaid identiteeti ennast.
Kes sa oled, kui sinu unenäod on avalikud? Kogu inimkonna ajaloo jooksul on olnud üks koht, kus sa oled täiesti vaba. Üks koht, kus sa ei pea mängima rolli. Üks koht, kus sa ei pea vastama ühiskonna ootustele. Sinu unenäod. Päeval sa oled töötaja, sa oled vanem, sa oled partner, sa oled kodanik. Sa täidad rolle, sa järgid reegleid, sa kontrollid oma käitumist. Aga öösel, kui sa magad, sa oled lihtsalt sina. Sinu alateadvus loob maailmu, kus pole reegleid, kus sa võid lennata, kus sa võid rääkida surnud lähedastega, kus sa võid olla keegi teine, kus sa võid teha asju, mida sa päeval kunagi ei teeks. Ja need unenäod, need veidrad, kummalised, mõnikord häirivad unenäod on osa sinust. Nad ei defineeri sind, aga nad on osa sinu psüühikast, osa sinu sisemaailmast. Mis juhtub, kui see sisemaailm muutub välismaailmaks? Psühholoog nimega doktor Sarah Chen Stanfordi ülikoolist on uurinud seda küsimust. Tema 2025 aasta uuring näitas midagi murettekitavat. Inimesed, kes teadsid, et nende unenägusid jälgitakse, hakkasid nägema erinevaid unenägusid. Mitte kohe, mitte esimesel ööl, aga pärast nädalat, pärast 2 nädalat, nende unenäod muutusid. Nad muutusid, quote 34, vähem veidrateks, vähem isiklikeks. Cheni hüpotees on, et isegi und nähes, isegi alateadvuses, me hakkame end tsenseerima, kui me teame, et keegi vaatab. Me hakkame looma unenägusid, mis on vastuvõetavad. Unenäod, mida me ei peaks häbenema. Aga kui me tsenseerime oma unenägusid, siis me tsenseerime osa iseendast. Osa, mis on oluline meie psühholoogilisele tervisele. Sigmund Freud nimetas unenägusid kuningliku teeks alateadvusesse. Carl Jung ütles, et unenäod on psüühika loomulik eneseregulatsiooni mehhanism. Kaasaegsed neurobioloogid usuvad, et unenäod aitavad meil töödelda emotsioone, konsolideerida mälestusi, lahendada probleeme. Aga kõik see toimib ainult siis, kui unenäod on privaatsed, kui nad on turvalised, kui sa ei pea kartma, et keegi neid näeb. Mis juhtub, kui see turvalisus kaob? Chen kardab, et me võime näha uut liiki psühholoogilist häiret. Unenäo ärevus. Hirm magada, sest sa ei tea, mida sa võid näha. Hirm, et su unenäod paljastavad midagi, mida sa ei taha, et teised teaksid. Ja see pole ainult hüpoteetiline. Cheni uuringus osales 150 inimest. Neist 32, see on üle 20%, teatasid, et nad hakkasid kartma magama minekut. Nad hakkasid kasutama unerohte. Nad hakkasid vältima REM-faasi, faasi, kus toimuvad kõige elavamad unenäod. Aga REM-uni on eluliselt oluline. Ilma REM-uneta kannatab mälu, kannatab õppimisvõime, kannatab emotsionaalne regulatsioon. Inimesed, kes ei saa piisavalt REM-und, on altimad depressioonile, ärevusele, isegi psühhoosile. Seega tehnoloogia, mis loodi aju mõistmiseks, võib tegelikult kahjustada aju. See on paradoks, millega me nüüd silmitsi seisame. Aga vaatame teist külge, sest nagu iga tehnoloogiaga on ka siin potentsiaalseid hüvesid. Kamitani ise rõhutab seda. Quote 39, ütleb ta. Quote 40. Ja on valdkondi, kus see abi võib olla revolutsiooniline. Esiteks, traumajärgne stressihäire, PTSD. Sõdurid, kes tulevad tagasi sõjast. Õnnetuste ohvrid. Vägivalla üle elanud inimesed. Nad kõik kannatavad korduvatest õudusunenägude käes. Unenäod, kus nad kogevad traumat uuesti ja uuesti. Praegune ravi on pikk ja raske. Terapeut palub patsiendil kirjeldada oma õudusunenägu. Aga kirjeldus on alati ebatäpne, alati moonutatud. Sest trauma on nii valus, et isegi selle meenutamine on raske. Aga mis siis, kui terapeut saaks näha õudusunenägu?
mitte patsiendi kirjelduse kaudu, vaid objektiivselt. Täpselt nii, nagu patsient seda nägi. Stanfordi ülikooli psühhiaatriakliinikus alustati 2025 aasta oktoobris pilootprogrammi 20 PTSD-ga patsienti. Nad magasid labori jälgimise all. Nende õudusunenäod dekodeeriti. Ja siis, ärkvel olles, nad vaatasid koos terapeutiga neid rekonstrueeritud pilte. Tulemused olid üllatavad. 16 patsienti 20 seast, see on 80%, teatasid, et nende õudusunenäod vähenesid pärast 6 seanssi. 10 patsienti teatasid, et õudusunenäod kadusid täielikult. Miks? Terapeudi hüpotees on, et kui sa näed oma õudusunenägu väliselt, objektiivselt, kaotab see osa oma võimust. See pole enam midagi, mis sind seespoolt kimbutab. See on pilt ekraanil. Midagi, mida sa saad analüüsida. Midagi, mida sa saad mõista. Teine valdkond, koma. Inimesed, kes on koomas, ei saa suhelda. Me ei tea, kas nad on teadvusel. Me ei tea, kas nad kuulevad meid. Me ei tea, kas nad kannatavad. Aga nende aju töötab ja mõnikord, mitte alati, aga mõnikord, nad näevad unenägusid. Belgia Liège'i ülikooli neurobioloogid kasutasid Kamitani tehnoloogiat, et skaneerida koomas olevate patsientide aju. Nad ei suutnud rekonstrueerida täielikke pilte, aga nad suutsid tuvastada aktiivsuse mustreid. Ja need mustrid näitasid midagi uskumatut. Mõned koomas olevad patsiendid, umbes 15%, näitasid aktiivsust, mis vastas teadlikule kogemusele. Nad ei olnud lihtsalt seal. Nad kogesid midagi. See avastus muutis kõike, sest kui patsient on teadvusel, isegi kui ta ei saa liigutada, siis ta vajab erinevat ravi. Ta vajab valuvaigisteid, ta vajab suhtlemist, ta vajab lootust. Kolmas valdkond, locked-in sündroom. See on seisund, kus inimene on täiesti teadvusel, aga ta ei saa liigutada ühtegi lihasest. Ta ei saa rääkida, ta ei saa näidata. Ta on lukustatud oma keha sisse. Ainus viis suhelda on silmaliigutused. Üles-alla tähendab jah, vasakule paremale tähendab ei. Aga see on aeglane, see on väsitav ja see ei võimalda keerulist suhtlemist. Aga mis siis, kui me saaksime lugeda nende mõtteid? Mitte kõiki mõtteid, aga vähemalt pilte, mida nad kujutavad ette. Šveitsi Genfi ülikooli neurobioloogid töötavad süsteemi kallal, mis võimaldaks locked-in sündroomiga patsientidel joonistada mõtetega. Patsient kujutab ette pilti, süsteem rekonstrueerib selle pildi ja läbi piltide saab patsient suhelda. See pole veel valmis, aga esimesed testid on paljulubavad. Seega jah, see tehnoloogia võib olla ohtlik, aga see võib olla ka päästev. Küsimus pole selles, kas me peaksime seda tehnoloogiat arendama. Me juba arendame. Küsimus on selles, kuidas me seda kasutame. Ja see kuidas sõltub meist. Meist kõigist. Kamitani ütles hiljuti, tehnoloogia pole hea ega halb. Tehnoloogia on tööriist. Ja nagu iga tööriistaga sõltub tulemus sellest, kes seda kasutab ja miks. Aga siin on probleem. Tehnoloogia areneb kiiremini kui seadused, kiiremini kui eetika, kiiremini kui ühiskonna arusaam sellest, mida see tähendab. 2013 aastal, kui Kamitani tegi oma esimesed katsed, ei rääkinud keegi neurotehnoloogia regulatsioonist, sest see tundus nii kaugel, nii ulmelik. 2026 aastal me räägime sellest iga päev, aga seadused on endiselt 10 aastat tagapool. Euroopa Liidu direktiiv, millest ma rääkisin, pole veel jõustunud. See on endiselt töös. Oodatev jõustumise kuupäev on 2028 aasta jaanuar. See on veel 2 aastat eemal, aga tehnoloogia on siin, praegu, täna. Neurodream LLC müüb juba oma peavõrusid. Hind on $399. Nad on müünud üle 50 000 seadme.
50 000 inimest, kelle unenägusid jälgitakse. 50 000 inimest, kes ei tea täpselt, mida nende andmetega tehakse. Sest kasutustingimused, need 50 lehekülge väikest teksti, mida keegi ei loe, ütlevad. Me võime jagada teie andmeid kolmandate osapooltega teaduslikel ja kommertslikel eesmärkidel. Mis on teaduslikud eesmärgid? Mis on kommertslikud eesmärgid? Tingimused ei täpsusta. Ja see on ainult üks ettevõte, ainult USA-s. Kogu maailmas on praegu vähemalt 30 ettevõtet, kes arendavad sarnaseid tehnoloogiaid. Me elame ajastul, kus sinu unenäod võivad muutuda kaubaks. Aga lõpetuseks tahan rääkida millestki, mis on võib-olla kõige olulisem. Millestki, mis ületab privaatsuse. Millestki, mis puudutab seda, mida tähendab olla inimene. Unenäod on viimane piir. Viimane koht, kus oled täiesti sina. Kus pole filtreid. Kus pole maske. Kus pole sotsiaalseid ootusi. Kui me kaotame selle, siis me kaotame midagi fundamentaalset. Me kaotame õiguse olla ebatäiuslik. Õigus olla vastuoluline. Õigus olla keeruline. Sest unenäod on keerulised. Nad ei ole loogilised. Nad ei ole järjekindlad. Sa võid näha und, kus sa armastad kedagi, keda sa päeval vihkad. Sa võid näha und, kus sa teed midagi, mis on vastuolus sinu väärtustega. Sa võid näha und, mis sind endagi üllatab. Ja see on normaalne. See on inimlik. Aga kui need unenäod muutuvad avalikuks, siis me hakkame end kohut mõistma. Ja teised hakkavad meid kohut mõistma. Miks sa nägid sellist und? Mis sinuga viga on? Aga unenäoga pole midagi viga. Unenägu on lihtsalt unenägu. Kamitani ütles mulle, jah, ma rääkisin temaga, et tema suurim hirm pole see, et tehnoloogiat kasutatakse valesti. Tema suurim hirm on see, et me kaotame aru saama sellest, mis on privaatne ja mis on avalik. Kui kõik on avalik, ütles ta, siis miski pole enam eriline. Ja kui miski pole enam eriline, siis me kaotame osa sellest, mis teeb meid inimesteks. See on küsimus, millega me nüüd silmitsi seisame. Mitte ainult kui teadlased, mitte ainult kui poliitikud, vaid kui inimesed. Kas me tahame elada maailmas, kus sinu unenäod pole enam sinu omad? Aga nüüd peame rääkima millestki, mis on veel fundamentaalsem. Millestki, mis muudab kogu selle arutelu palju keerulisemaks. Mis on unenägu? See tundub lihtsa küsimusena, aga mida rohkem neurobioloogid uurivad, seda vähem nad teavad. Kamitani tehnoloogia suudab dekodeerida visuaalseid mustreid. Ta suudab näidata, milliseid pilte sinu aju loob. Aga kas need pildid on unenägu? Või on unenägu midagi enamat? Kui sa ärkad hommikul ja meenutad oma und, siis sa ei mäleta ainult pilte. Sa mäletad kogemust. Sa mäletad, kuidas sa end tundsid. Sa mäletad, mida sa mõtlesid. Sa mäletad tähendust, mida see und sinu jaoks kandis. Aga Kamitani süsteem ei näe tähendust. Ta näeb ainult neuronite aktivatsiooni mustreid. Kujuta ette, et sa näed und oma emast. Kamitani süsteem rekonstrueerib pildi naise näost. Aga kas see pilt tähendab sinu ema? Kas masin saab aru, et see pole lihtsalt nägu, vaid inimene, kes sind kasvatas? Inimene, kellega sul on 30 aastat mälestusi. Inimene, kelle kaotust sa kardad. Ei. Masin näeb ainult nägu. See on esimene fundamentaalne piirang. Kamitani ise tunnistab seda. Me dekodeerime sensorset informatsiooni, ütles ta, aga me ei dekodeeri tähendust. Ja võib-olla me ei saagi kunagi. Sest tähendus ei ela neuronites. Tähendus elab sinus. Sinu ajaloos. Sinu kontekstis. Sinu subjektiivses kogemuses. Ja seda subjektiivset kogemust ei saa objektiivselt mõõta. See on probleem, mida filosoofid nimetavad kvaalia probleemiks. Kuidas kirjeldada seda, milline on olla sina? Kuidas kirjeldada seda,
milline on näha punast. Mitte lihtsalt tuvastada punast värvi, vaid kogeda punast värvi. Kui sa näed punast õuna, aktiveeruvad sinu ajus teatud neuronid. Kamitani süsteem suudab tuvastada need neuronid. Aga kas see tähendab, et süsteem näeb punast? Kas süsteem kogeb punast? Filosoof nimega David Chalmers nimetas seda raske probleemiks teadvuses. Lihtne probleem on selgitada, kuidas aju töötleb informatsiooni. Raske probleem on selgitada, miks see informatsioon tundub millenagi. Ja unenäod on kvaalia kõige puhtamal kujul. Nad on puhas kogemus, ilma välise sisendita, ilma objektiivse reaalsuseta. Lihtsalt sinu aju, mis loob kogemuse. Kamitani tehnoloogia suudab näidata, mida sinu aju loob, aga ta ei suuda näidata, milline on seda kogeda. See on esimene põhjus, miks me ei peaks kartma, et masinad loevad meie mõtteid. Nad ei loe mõtteid. Nad loevad signaale. Ja signaalid pole mõtted. Aga siin tuleb teine, veel keerulisem küsimus. Mis juhtub, kui me hakkame muutma unenägusid? See pole hüpoteetiline, see juba toimub. 2024 aastal alustas MIT meeskond projekti nimega Targeted Dream Incubation, suunatud unenäo inkubatsioon. Nende eesmärk oli mitte ainult lugeda unenägusid, vaid kirjutada neid. Kuidas? Läbi välise stimulatsiooni. Nad kasutasid tehnikat nimega transkraniaalne magnetiline stimulatsioon, TMS. See on meetod, kus magnetväli stimuleerib konkreetseid ajupiirkondi. Kui sa stimuleerid visuaalset korteksit teatud mustris, võid sa põhjustada visuaalseid hallutsinatsioone, isegi ärkvel olles. MIT meeskond küsis, mis juhtub, kui me stimuleerime visuaalset korteksit tundnähes? Vastus oli uskumatu. Nad suutsid sisestada pilte inimeste unenägudesse. Esimene katse oli lihtne. Vabatahtlik magas. Süsteem tuvastas, millal ta sisenes REM-faasi ja siis, väga õrnalt, stimuleeris TMS tema visuaalset korteksit mustris, mis vastas sinisele ringile. Kui vabatahtlik ärkas, küsiti, mida sa nägid? Ma nägin midagi sinist, midagi ümmargust. Ma ei tea, mis see oli, aga see oli seal. Teine katse oli keerulisem. Süsteem stimuleeris korteksit mustris, mis vastas inimese näole. Vabatahtlik ärkas ja ütles, ma nägin kedagi. Ma ei tea, kes see oli, aga seal oli keegi. Kolmas katse oli veel keerulisem. Süsteem stimuleeris korteksit mustris, mis vastas liikumisele. Vabatahtlik ärkas ja ütles, ma lensin. Ma ei tea, kuidas, aga ma lensin. MIT meeskond ei loonud täielikke unenägusid. Nad ei suutnud kirjutada stsenaariumi. Aga nad suutsid sisestada elemente, komponente, ehituskive, millest unenäod koosnevad. Ja nüüd, 2026 aastal, on nad läinud kaugemale. Nad kombineerisid TMS-i Kamitani dekodeerimise tehnoloogiaga. Süsteem loeb, mida sa näed unes ja siis reaalajas stimuleerib teatud ajupiirkondi, et muuta seda, mida sa näed. Kujuta ette, sa näed õudusunenägu. Süsteem tuvastab selle ja siis stimuleerib su aju nii, et õudusunenägu muutub neutraalseks või isegi meeldivaks. Esimesed tulemused avaldati 2026 aasta märtsis. Jah, see juhtus just eelmise kuu lõpus. 20 PTSD-ga patsiendiga. 10 said passiivset ravi, lihtsalt unenägude jälgimine. 10 said aktiivset ravi, unenägude muutmine. Passiivse ravigrupis paranes 5 patsienti 10. Aktiivse ravigrupis paranes 9 patsienti 10. See on uskumatu. See on revolutsiooniline. Aga see on ka hirmutav. Sest kui me suudame muuta unenägusid,
siis me suudame muuta mälestusi. Me suudame muuta emotsioone. Me suudame muuta identiteete. Neurobioloog nimega doktor Antonio Damasio on öelnud, me ei ole see, mida me mõtleme, et me oleme. Me oleme meie mälestuste summa. Aga mälestused ei ole stabiilsed. Iga kord, kui sa meenutad midagi, sa rekonstrueerid selle mälestuse. Ja iga rekonstruktsioon muudab seda veidi. Unenäod on osa sellest protsessist. Und nähes töötleb su aju päeva sündmusi. Ta konsolideerib mälestusi. Ta loob seoseid. Ta annab tähendusi. Aga mis juhtub, kui keegi teine kontrollib seda protsessi? Kujuta ette valitsust, mis suudab parandada dissidentide unenägusid. Nad ei vangista sind. Nad ei piiname sind. Nad lihtsalt muudavad su unenägusid nii, et sa hakkad nägema õigeid asju. Sa hakkad nägema, et valitsus on hea. Sa hakkad nägema, et opositsiooniliikmed on halvad. Ja kuna unenäod mõjutavad su mälestusi, su emotsioone, su identiteeti, siis aegamööda sa hakkad uskuma seda. See pole ajupesu. See on midagi peenemat, midagi ohtlikumat. Sest sa ei tea, et sind muudetakse. Sa arvad, et need on sinu mõtted, sinu tunded, sinu unenäod. MITi meeskonnajuht, professor Robert Stickold, on väljendanud sügavat muret. Me lõime selle tehnoloogia, et aidata traumaohvreid, ütles ta. Aga ma näen, kuidas seda saaks kasutada kontrolli jaoks ja see mind hirmutab. Ta on kutsunud üles rahvusvahelisele moratooriumile, ajutisele keelule, unenägude muutmise tehnoloogiate arendamisele, kuni on loodud rahvusvahelised eetilised standardid. Aga Hiina ei ole sellega nõustunud. Venemaa ei ole sellega nõustunud. Isegi mõned USA ettevõtted ei ole sellega nõustunud. Sest seal, kus on tehnoloogia, on ka raha. Ja seal, kus on raha, on ka võim. Neurodream LLC on juba teatanud, et nad arendavad unenäo optimeerimise funktsiooni. Nende reklaam ütleb, näe paremaid unenägusid, ärka õnnelikumana, ela paremat elu. Aga mis on paremad unenäod? Kes otsustab, mis on parem? Kui sa maksad $399 peavõru eest, mis optimeerib su unenägusid, siis sa usaldad ettevõtet, et nad teavad, mis on sulle hea. Aga kas nad teavad? Või kas nad lihtsalt muudavad su unenägusid nii, et sa ostaksid rohkem nende tooteid? See pole paranoia. See on ärimudel, mida juba kasutatakse ärkveloleku reklaamis. Seda nimetatakse subliminal advertising, alateadlik reklaam. Näita inimesele kaubamärki nii kiiresti, et ta ei märka seda teadlikult, aga tema alateadus märkab. Ja hiljem, kui ta näeb seda kaubamärki poes, tunneb ta end sellega tuttavalt, mugavalt. Nüüd kujuta ette sama tehnikat unenägudes. Samagaad. Su unenäos ilmub kaubamärk. Mitte ilmselt. Mitte nii, et sa märkaksid, aga piisavalt, et su alateadus registreeriks selle. Ja hommikul, kui sa ärkad, sa ei mäleta kaubamärki, aga su aju mäletab. See pole veel reaalsus, aga tehnoloogia selleks on olemas. Ja motivatsioon, miljardid dollarid reklaamitööstuses on olemas. Euroopa Liit on juba teatanud, et nad kavatsevad keelata unenäo reklaami. Aga kuidas sa jõustad sellist keeldu? Kuidas sa tõestad, et ettevõte sisestas reklaami kellegi unenäosse? Vabatahtlik ei mäleta, ettevõte eitab. Ja tõendid, aju aktivatsiooni mustrid, on nii keerulised, et isegi eksperdid ei suuda öelda, mis oli loomulik ja mis oli sisestatud. Me liigume territooriumile, kus pole enam selgeid piire, kus pole enam selgeid reegleid. Aga siin on kõige sügavam küsimus. Küsimus, mis ületab tehnoloogia. Küsimus, mis puudutab reaalsuse enda olemust. Kui me suudame luua unenägusid, siis mis vahe on unenäol ja reaalsusest? Filosoof nimega Nick Bostrom on esitanud simulatsiooni argumendi. Tema väide on, et kui tsivilisatsioon jõuab punkti, kus ta suudab luua täiuslikke simulatsioone, siis statistiliselt on tõenäoline, et me elame simulatsioonis. Miks?
Sest kui üks päris tsivilisatsioon suudab luua 1000 simulatsiooni, siis on 1000 simuleeritud tsivilisatsiooni ja ainult üks päris. Seega on tõenäosus, et sina oled simulatsioonis 1000 korda suurem kui tõenäosus, et sa oled päris. See argument on olnud pikka aega filosoofiline mõttekatsetus, aga nüüd, kui me suudame luua unenägusid, kogemusi, mis on subjektiivselt eristamatud reaalsusest, muutub see argument palju konkreetsemaks. Kui sa magad ja näed und, siis selle unenäo ajal sa ei tea, et sa magad. Unenägu tundub päris, täiesti päris. Alles kui sa ärkad, sa mõistad, see oli ainult unenägu. Aga mis siis, kui see, mida sa nimetad ärkamiseks, on lihtsalt teine unenägu? Mis siis, kui see, mida sa nimetad reaalsuseks, on lihtsalt stabiilsem, järjekindlam simulatsioon? Descartes küsis seda küsimust 400 aastat tagasi. Kuidas ma tean, et ma ei näe und? Tema vastus oli cogito ergo sum. Ma mõtlen, seega ma olen. Fakt, et sa suudad kahelda, tõestab, et sa eksisteerid. Aga see ei tõesta, et maailm, mida sa koged, eksisteerib. Kamitani tehnoloogia teeb selle küsimuse veel teravamaks. Sest nüüd me teame, et kogemus, see, mida sa näed, mida sa tunned, on lihtsalt neuronite aktivatsiooni muster. Ja seda mustrit saab luua kas välise sisendi kaudu, päris maailm, või sisemise protsessi kaudu, unenägu, või välise stimulatsiooni kaudu, TMS. Aga kui kõik kolm loovad sama kogemuse, siis mis vahe neil on? Neurobioloog nimega Anil Seth on öelnud, reaalsus on kontrollitud hallutsinatsioon. Tema väide on, et see, mida sa nimetad nägemiseks, pole tegelikult maailma passiivne vastuvõtmine. See on sinu aju aktiivne ennustus sellest, mis peaks seal olema. Sinu silmad saadavad aiu väga ebatäielikku informatsiooni. Häguseid laike, värvimustreid, liikumist. Aga sinu aju võtab selle ebatäielikku informatsiooni ja loob sellest tervikliku, kolmemõõtmelise, värvilise, liikuva maailma. Kuidas? Läbi ennustuste. Sinu aju teab, kuidas maailm tavaliselt välja näeb. Ta teab, et objektid on tavaliselt püsivad. Ta teab, et valgus tuleb tavaliselt ülevalt. Ta teab, et näod on tavaliselt sümmeetrilised. Ja ta kasutab neid ennustusi, et täita lüngad sinu nägemises. Enamik ajast on need ennustused õiged, aga mõnikord nad eksivad. Ja siis sa näed optilist illusioon. Sa näed midagi, mida seal pole. Aga kui reaalsus on juba kontrollitud hallutsinatsioon, siis unenägu on lihtsalt kontrollimata hallutsinatsioon. Vahe pole selles, et üks on päris ja teine vale. Vahe on selles, et ühte kontrollib väline sisend ja teist kontrollib sinu alateadvus. Ja kui me nüüd suudame kontrollida seda alateadvust läbi TMS-i, läbi unenäo inkubatsiooni, läbi välise stimulatsiooni, siis me suudame luua kontrollitud, kontrollimata hallutsinatsioone, mis on lihtsalt teine nimi simulatsioonile. MIT filosoof nimega Thomas Metzinger on läinud veel kaugemale. Ta väidab, et mina, see, mida sa nimetad minaks, on samuti hallutsinatsioon. Sinu aju loob mulje, et on olemas keegi, kes kogeb. Keegi, kes vaatab läbi sinu silmade. Keegi, kes mõtleb sinu mõtteid. Aga tegelikult pole seal kedagi. On ainult protsessid. Neuronid, mis tulistavad. Keemilised reaktsioonid. Elektrilised signaalid. Mina on lugu, mida sinu aju jutustab iseendale. Ja kui see on tõsi, siis unenäod pole lihtsalt midagi, mida sina näed. Unenäod on osa protsessist, mis loob sind. Iga öö, kui sa magad, su aju rekonstrueerib sind. Ta töötleb päeva kogemusi, ta konsolideerib mälestusi, ta loob narratiive.
Ta annab tähendusi. Ja hommikul, kui sa ärkad, sa oled veidi erinev inimene kui õhtul, kui sa magama läksid. Enamik ajast see muutus on väike, märkamatu, aga mõnikord pärast intensiivset unenägu, pärast õudusunenägu, pärast und, mis sind liigutas, see muutus on suurem. Sa ärkad ja sa mõtled, see unenägu tähendas midagi, see muutis midagi minus. Aga mis juhtub, kui keegi teine kontrollib seda muutust? See pole enam lihtsalt privaatsuse küsimus. See pole enam lihtsalt eetika küsimus. See on identiteedi küsimus. Kui keegi teine saab muuta su unenägusid, siis keegi teine saab muuta sind. Ja siin me jõuame tehnoloogia kõige ohtlikuma potentsiaalini. Mitte jälgimine, mitte reklaam, mitte isegi kontroll, vaid transformatsioon. Võime muuta inimesi seestpoolt, ilma et nad teaksid, ilma et nad märkaksid. Kamitani on öelnud, et ta ei usu, et see kunagi juhtub. Aju on liiga keeruline, ütleb ta, liiga individuaalne, liiga kaootne. Me ei saa kunagi täielikult kontrollida unenägusid. Aga MIT meeskond on vähem optimistlik. 5 aastat tagasi me ei uskunud, et me suudame dekodeerida unenägusid, ütleb Stickgold. Nüüd me suudame. 5 aastat tagasi me ei uskunud, et me suudame muuta unenägusid. Nüüd me suudame. Mis me suudame 5 aasta pärast? See on küsimus, millele keegi ei tea vastust. Aga me teame ühte. Tehnoloogia ei peatu. Ta ei küsi luba. Ta ei oota, kuni me oleme valmis. Ta lihtsalt areneb. Ja me peame otsustama. Nüüd, mitte 5 aasta pärast. Kuidas me seda tehnoloogiat kasutame? Kas me kasutame seda, et aidata? Või et kontrollida? Kas me kasutame seda, et mõista? Või et manipuleerida? Kas me kasutame seda, et ravida? Või et muuta? Need pole tehnilised küsimused. Need on moraalsed küsimused. Ja vastused neile küsimustele määravad, millises maailmas me elame. Maailmas, kus sinu unenäod on endiselt sinu omad. Või maailmas, kus isegi su kõige privaatsemad mõtted on kellegi teise vaadata. Kamitani lõpetas oma viimase artikli lausega, mis on mind kummitanud alates selle lugemisest. Me lõime tehnoloogia, mis suudab näha unenägusid. Aga me ei loonud tarkust, et teada, kas me peaksime. See lause sisaldab kõike. Kogu dilemmat, kogu hirmu, kogu lootust. Sest tehnoloogia ise pole hea ega halb. Tehnoloogia on peegel. Ta peegeldab meid, meie väärtusi, meie valikuid, meie inimlikku. Ja praegu, 2026 aasta jaanuaris, me seisame peegli ees. Ja me peame otsustama, mida me näeme. Aga nüüd pean sulle midagi tunnistama. Kogu selle aja, kui ma rääkisin sulle sellest tehnoloogiast, Kamitani katsetest, MIT uuringutest, Hiina arendustest, ma jätsin välja ühe olulise detaili. Detaili, mis muudab kõike. 2026 aasta jaanuaris, täpselt 3 nädalat tagasi, avaldas Kyoto ülikooli meeskond artikli, mis ei jõudnud peauudistesse. Artikli, mis kadus teiste sensatsioonide varju, aga artikli, mis on võib-olla kõige olulisem avastus kogu selles valdkonnas. Nad avastasid, et unenägude dekodeerimine töötab mõlemas suunas. Mida see tähendab? Kogu aeg me rääkisime sellest, kuidas masin loeb sinu aju, kuidas ta dekodeerib signaale, kuidas ta rekonstrueerib pilte. Aga Kamitani meeskond avastas midagi uskumatut. Kui sa vaatad rekonstrueeritud pilti oma unenäost, aktiveeruvad sinu ajus täpselt samad neuronid, mis aktiveerusid, kui sa seda und nägid. See pole lihtsalt mälu. See on midagi sügavamat. Nad tegid katse. Vabatahtlik magas, nägi und. Süsteem rekonstrueeris selle unenäo. Hommikul näitasid nad vabatahtlikule rekonstrueeritud pilti. Ja fMRI skänner näitas. Täpselt samad ajupiirkonnad aktiveerusid. Täpselt samad mustrid. Esialgu nad arvasid, et see on lihtsalt mälu aktiveerimine. Sa mäletad und
seega aktiveeruvad samad piirkonnad. Aga siis nad tegid teise katse. Nad näitasid vabatahtlikule rekonstrueeritud pilti unenäost, mida ta ei mäletanud. Ja uskumatu asi juhtus. Vabatahtlik hakkas mäletama. Jah, ütles ta, ma nägin seda. Ma olin seda täiesti unustanud, aga nüüd ma mäletan. Seal oli veel midagi. Seal oli... Ja ta kirjeldas detaile, mida ta varem ei mäletanud. Kamitani meeskond kordas katset. 20 vabatahtlikku. Sama tulemus. Kui sa näitad inimesele tema unenäo rekonstruktsiooni, sa ei aktiveeri ainult mälu. Sa taas loode kogemuse. Mida see tähendab? See tähendab, et piir unenäo ja reaalsuse vahel on veel õhem, kui me arvasime. Kui sa vaatad fotot oma lapsepõlvekodust, sa mäletad seda kohta, aga sa ei koge seda uuesti. See on mälu, staatiline, külm. Aga kui sa vaatad oma unenäo rekonstruktsiooni, sa ei lihtsalt mäleta, sa koged uuesti. Sinu aju ei tee vahet, kas see on mälu või kas see on uus kogemus. Neurobioloogid nimetavad seda kogemuse reaktivatsiooniks. Aga see on rohkem kui reaktivatsioon. See on peaaegu nagu uuesti nägemine. Ja siin tuleb kõige hirmutavam osa. Kui sa suudad taas luua kogemuse läbi pildi vaatamise, siis sa suudad luua kogemuse läbi pildi vaatamise. MIT meeskond testis seda. Nad lõid kunstliku pildi, mis ei olnud kellegi päris unenägu. Aga pildi, mis oli loodud nii, et see aktiveeriks samu ajupiirkondi, mis aktiveeruvad und nähes. Nad näitasid seda pilti vabatahtlikele ja küsisid, kas oled seda varem näinud? 30% vabatahtlikest ütles, jah, ma arvan, et ma nägin seda unes. Aga nad ei olnud seda näinud. See oli kunstlik, loodud. MIT meeskond oli loonud vale mälestuse. Mitte läbi hüpnoosi, mitte läbi veenmise, vaid lihtsalt näidates pilti, mis aktiveeris õigeid ajupiirkondi. Ja kui sa suudad luua vale mälestuse unenäost, siis sa suudad luua vale mälestuse reaalsusest. Sest aju ei tee vahet. Mälu on mälu. Kas see pärineb päris kogemusest või unenäost või kunstlikust stimulatsioonist? Aju jaoks see on kõik sama. Psühholoog nimega Elizabeth Loftus on uurinud valemälestusi 30 aastat. Ta on näidanud, kui lihtne on inimestele sisestada mälestusi, mida neil pole. Tema kuulsaim katse. Ta rääkis inimestele lugu nende lapsepõlvest. Lugu, kus nad eksisid kaubanduskeskuses ära. Lugu, mis oli täiesti välja mõeldud. Aga pärast mõnda nädalat, kui ta küsis neilt selle loo kohta, 25% mäletas seda. Nad kirjeldasid detaile, nad kirjeldasid emotsioone, nad uskusid, et see juhtus. Aga see oli vale, täiesti vale. Loftus näitas, et mälu on habras, manipuleeritav, muudetav. Aga tema meetod nõudis aega, nõudis korduvat veenmist, nõudis usaldust. Kamitani ja MIT tehnoloogia ei vaja midagi sellist. Näita pilti, aktiveeri õiged neuronid ja mälu on loodud. Üks pilt, üks hetk ja sinu minevik on muudetud. Mõtle, mida see tähendab. Kujuta ette kohtuprotsessi. Tunnistaja väidab, et ta nägi süüdistatavat kuriteopaigal, aga kaitsja esitab tõendi. Teie au, see tunnistaja vaatas eelmisel nädalal pilti, mis oli loodud kunstlikult. Pilt, mis vastas täpselt tema mälestusele. Tema mälestus pole päris. See on sisestatud. Kuidas kohtunik otsustab? Kuidas eristada päris mälestust kunstlikust? Vastus on, sa ei saa. Sest isegi tunnistaja ise ei tea. Tema jaoks see mälestus on täiesti päris, täiesti tõene, täiesti usutav. Või kujuta ette valitsust, mis tahab parandada ajalugu. Nad ei pea enam raamatuid ümber kirjutama. Nad ei pea enam propagandat levitama. Nad lihtsalt näitavad inimestele pilte. Pilte, mis aktiveerivad õigeid ajupiirkondi. Pilte,
mis loovad mälestusi sündmustest, mis ei juhtunud. Ja aegamööda inimesed hakkavad mäletama seda uut ajalugu. Nad hakkavad uskuma, et see, mida valitsus ütleb, on tõsi. Mitte sellepärast, et neid veenditi, vaid sellepärast, et nad mäletavad seda. See pole enam ajupesu, see on mälupesu ja see on palju ohtlikum, sest ajupesust saab taastuda. Kui sind veendakse milleski, siis hiljem, kui sa näed tõendeid, sa võid muuta meelt. Aga kui sinu mälestused on muudetud, kui sinu minevik on ümber kirjutatud sinu enda ajus, siis pole midagi, millest taastuda, sest sina usud, et see on tõsi. Kamitani on selle avastuse peale reageerinud täieliku šokiga. Tema 2026 aasta veebruari intervjuus Nature'ile, see ilmus just 2 päeva tagasi, ta ütles: "Ma ei tea, kas me peaksime seda tehnoloogiat edasi arendama. Ma ei tea, kas inimkond on valmis selleks, mida see võimaldab. Ma ei tea, kas mina olen valmis selleks, mida ma lõin." See on esimene kord, kui Kamitani, mees, kes on pühendanud 20 aastat sellele uurimistööle, on väljendanud kahetsust. Mitte sellepärast, et tehnoloogia ei tööta, vaid sellepärast, et see töötab liiga hästi. NITI meeskond on läinud veel kaugemale. Nad on peatanud kõik oma uuringud. Täielikult. Nad on sulgenud oma labori, nad on kustutanud kõik andmed. Stickgold avaldas avalduse. Me lõime midagi, mida me ei suuda kontrollida. Midagi, mida me ei suuda reguleerida. Midagi, mis võib hävitada mõiste tõest. Seega me lõpetame. Kohe. Täna. Aga probleem on selles, et tehnoloogia on juba väljas. Hiina Teaduste Akadeemia ei ole peatanud midagi. Nad on teatanud, et nad jätkavad täie jõuga. Venemaa Teaduste Akadeemia on teatanud, et nad uurivad selle tehnoloogia rakendusi riikliku julgeoleku valdkonnas. Ja Neurodream LLC, nad on teatanud, et nad lisavad mälu täiustamise funktsiooni oma järgmisse peavoru mudelisse. Hind $599. Nende reklaam ütleb: mäleta paremini, ela rikkamat elu, loo mälestusi, mis kestavad igavesti. Aga mida tähendab loo mälestusi? Kas see tähendab, et sa mäletad paremini seda, mis juhtus? Või kas see tähendab, et sa mäletad asju, mis ei juhtunud? Kasutustingimused ei täpsusta. Ja siin me jõuame punkti, kus ma pean sulle midagi ütlema. Midagi, mida ma ei ole veel öelnud. Kõik see, kogu see tehnoloogia, kogu see oht, kogu see potentsiaal, see pole tulevik. See on praegu. Praegu, sel hetkel, on maailmas umbes 100 000 inimest, kes kasutavad seadmeid, mis jälgivad nende und. Enamik neist ei tea, et nende andmeid kasutatakse tehisintellekti treenimiseks. Praegu, sel hetkel, on vähemalt 5 valitsust, kes investeerivad neurotehnoloogiasse julgeoleku eesmärkidel. Enamik meist ei tea, mida see täpselt tähendab. Praegu, sel hetkel, on tehnoloogia, mis suudab lugeda su unenägusid, muuta su unenägusid ja luua valemälestusi. Ja see tehnoloogia on kättesaadav igaühele, kellel on piisavalt raha ja piisavalt motivatsiooni. Me ei räägi enam hüpoteetilisest tulevikust. Me räägime käesolevast hetkes. Ja küsimus pole enam, kas see võib juhtuda. Küsimus on, kas see juba juhtub. Kamitani viimane lause tema veebruari intervjuus oli: ma ei tea, kas keegi juba kasutab seda tehnoloogiat viisil, mida me ei näe. Ma ei tea, kas keegi juba muudab inimeste mälestusi. Ma ei tea, kas keegi juba kontrollib unenägusid. Ja see teadmatus on see, mis mind kõige rohkem hirmutab. See on aus tunnistus, hirmutavalt aus, sest tõde on see, me ei tea. Me ei tea, mida Hiina teeb oma laboratooriumides. Me ei tea, mida Venemaa teeb oma uurimiskeskustes. Me ei tea, mida eraettevõtted teevad oma andmetega. Me lihtsalt ei tea. Ja see teadmatus, see on see, mis muudab kogu selle olukorra nii ohtlikuks. Sest kui sa ei tea, et sind muudetakse, siis kuidas sa saad end kaitsta?
Kui sa ei tea, et sinu mälestused on kunstlikud, siis kuidas sa saad otsida tõde? Kui sa ei tea, et sinu unenäod pole enam sinu omad, siis kuidas sa saad olla sina? Need pole retoorilised küsimused. Need on reaalsed, praktilised, kiireloomulised küsimused. Ja me, sina, mina, kõik meist, me peame leidma vastused. Mitte homme, mitte järgmisel aastal, vaid nüüd. Sest tehnoloogia ei oota, ta ei küsi luba, ta lihtsalt on. Ja me peame otsustama, mida me sellega teeme. Euroopa Liit on alustanud. Nende uus direktiiv, neurotehnoloogia ja kognitiivne autonoomia peaks jõustuma 2027 aasta juulis. See on veel 1,5 aastat eemal. Direktiiv kehtestab 3 fundamentaalset õigust. Esiteks, õigus kognitiivsele privaatsusele. Keegi ei tohi lugeda su mõtteid, su unenägusid, su mälestusi ilma su selge nõusolekuta. Teiseks, õigus vaimsele terviklikkusele. Keegi ei tohi muuta su mõtteid, su unenägusid, su mälestusi ilma su teadmata. Kolmandaks, õigus psühholoogilisele jätkuvusele. Sul on õigus olla sama inimene homme, kes sa oled täna. Keegi ei tohi ümber programmeerida su identiteeti. Need on ilusad sõnad, olulised sõnad. Aga kuidas sa jõustad neid õigusi, kui tehnoloogia töötab nähtamatult? Kui muutused toimuvad und nähes? Kui ohver ei tea, et ta on ohver? Direktiiv pakub lahendust. Neurotehnoloogiline jälgimine. Iga seade, mis suudab lugeda või mõjutada aju aktiivsust, peab olema registreeritud. Iga kasutus peab olema logitud. Iga andmete ülekanne peab olema krüpteeritud ja jälgitav. Aga siin on probleem. See kehtib ainult Euroopas. Ainult seaduslikele ettevõtetele. Ainult avalikele institutsioonidele. Mis juhtub mustaturu seadmetega? Mis juhtub häkkeritega? Mis juhtub valitsustega, kes ei tunnista neid reegleid? Vastus on, me ei tea. Ja see teadmatus viib meid tagasi algse küsimuse juurde. Küsimuse, millega me alustasime. Kas keegi saab näha sinu unenägusid? Nüüd me teame vastust. Jah, keegi saab. Aga see pole kõik. Keegi saab ka muuta sinu unenägusid. Keegi saab ka luua valemälestusi. Keegi saab ka ümber kirjutada sinu minevikku. Ja kõige hirmutavam osa, sa ei pruugi kunagi teada, et see juhtus. See on reaalsus, milles me nüüd elame. Reaalsus, kus piir sinu sisemaailma ja välismaailma vahel on kadumas. Reaalsus, kus sinu kõige privaatsemad kogemused, su unenäod, võivad olla kellegi teise vaadata, muuta, manipuleerida. Reaalsus, kus küsimus, kes ma olen, muutub keerulisemaks, sest sa ei tea enam, millised su mälestused on päris ja millised on sisestatud. Kamitani lõpetas oma viimase artikli lausega, mis on mulle kõige rohkem korda läinud. Me avastasime, kuidas lugeda aju, aga me kaotasime võime usaldada meelt. See lause sisaldab kogu tragöödiat, sest meel, sinu meel, see on ainus asi, mida sa kunagi tõeliselt omad. Sinu keha võib vananeda, sinu varandus võib kaduda, sinu suhted võivad muutuda, aga sinu meel, sinu mõtted, sinu mälestused, sinu unenäod, need olid alati sinu omad, ainult sinu omad, kuni nüüd. Nüüd, 2026 aasta jaanuaris, me elame maailmas, kus isegi see, sinu kõige sisemisem, kõige privaatsem, kõige püham ruum, pole enam puutumatu. Ja küsimus, millega me kõik silmitsi seisame, on, mida me sellega teeme? Kas me võitleme selle vastu? Kas me üritame peatada tehnoloogiat, mis on juba olemas? Või kas me õpime elama selles uues reaalsuses? Kas me loome uued reeglid, uued normid, uued viisid kaitsta seda, mis on oluline? Või kas me lihtsalt aksepteerime? Kas me ütleme, see on progress, see on vältimatu, me ei saa seda peatada,
seega me peame sellega kohanema. Ma ei tea vastust. Camitani ei tea vastust. Stickold ei tea vastust. Keegi ei tea. Aga üks asi on kindel. See küsimus, see fundamentaalne, eksistentsiaalne, määrav küsimus, see pole enam filosoofide või teadlaste küsimus. See on meie küsimus. Sinu ja minu. Sest see tehnoloogia ei mõjuta ainult neid, kes on laborites. Ta mõjutab meid kõiki. Iga inimest, kes magab. Iga inimest, kes unistab. Iga inimest, kes tahab, et tema mõtted oleksid tema omad. Ja vastus, mille me anname, või vastus, mida me ei anna, see määrab, millises maailmas me elame. Maailmas, kus sinu unenäod on endiselt sinu omad. Või maailmas, kus isegi und nähes, sa pole enam üksi. Aga nüüd pean sulle rääkima millestki, mis on kõigest sellest veel fundamentaalsem. Millestki, mis ületab tehnoloogia. Millestki, mis ületab eetika. Millestki, mis puudutab reaalsuse enda olemust. Kogu selle aja, kui me rääkisime unenägude dekodeerimisest, me eeldasime ühte asja. Me eeldasime, et on olemas päris unenägu. Midagi, mis tegelikult juhtub sinu ajus. Midagi, mida masin kas õigesti või valesti rekonstrueerib. Aga mis siis, kui see eeldus on vale? Mis siis, kui unenägu ei ole asi, mis juhtub? Mis siis, kui unenägu on asi, mis tekib? Alles siis, kui sa seda meenutad. See pole lihtsalt filosoofiline mõttekatsetus. See on küsimus, millega kvantfüüsikud on maadelnud 100 aastat. Kvantmehaanika ütleb meile midagi uskumatut. Enne mõõtmist ei ole osake kindlas kohas. Ta on kõikides võimalikes kohtades korraga. Alles kui sa mõõdad, kui sa vaatad, osake otsustab, kus ta on. Vaatlus ei avalda reaalsust. Vaatlus loob reaalsuse. Ja kui see kehtib osakeste kohta, siis miks mitte ka kogemuste kohta. Neurobioloog nimega Giulio Tononi on välja pakkunud teooria, mida nimetatakse integreeritud informatsiooni teooriaks, XIT. Tema väide on radikaalne. Teadvus ei ole midagi, mida aju teeb. Teadvus on midagi, mis aju on. Iga süsteem, mis integreerub informatsiooni, mis loob seoseid, mis töötleb mustreid, omab teatud määral teadvust. Mitte tingimata inimlikku teadvust, aga mingit liiki subjektiivset kogemust. Sinu aju integreerub tohutult palju informatsiooni. Seega sinu teadvus on rikas, keeruline, intensiivne. Aga siin tuleb uskumatu osa. Tononi teooria järgi ei ole teadvus pidev. See ei voola nagu jõgi. See tekib hetkhaaval. Iga hetk on eraldi teadvuse sähvatus. Ja unenäod? Unenäod on teadvuse sähvatused, mis tekivad ilma välise sisendita. Aga, ja see on oluline, need sähvatused ei ole salvestatud kusagil. Nad ei ole seal ootamas, et keegi neid loeks. Nad tekivad alles siis, kui neuronid aktiveeruvad. Kas und nähes või meenutades või vaadates rekonstrueeritud pilti. Iga kord, kui sa meenutad unenägu, sa ei võta välja salvestist. Sa loode uuesti kogemuse. Ja iga kord, kui sa seda teed, see kogemus on veidi erinev. Mida see tähendab Camitani tehnoloogia jaoks? See tähendab, et masin ei loe päris unenägu, sest päris unenägu ei eksisteeri. Masin loeb neuronite aktivatsiooni mustrit ja see muster loob kogemuse nii masinas kui ka sinus. Aga kummal on õigus? Kummal on tõde? Vastus on kummalgi või mõlemal. Või kumbki neist pole tõde, sest tõde ei ole asi, mis eksisteerib sõltumatult vaatlejast. See on see, mida filosoofid nimetavad konstruktivismiks. Reaalsus ei ole midagi, mida me avastame. Reaalsus on midagi, mida me konstrueerime. Ja kui see kehtib reaalsuse kohta, siis see kehtib kindlasti unenägude kohta.
Sinu unenägu ei ole seal sinu ajus, ootamas, et keegi seda loeks. Sinu unenägu tekib iga kord uuesti, kui neuronid aktiveeruvad õiges mustris. Kas und nähes, kas meenutades, kas vaadates Kamitani rekonstruktsiooni, kas vaadates MIT kunstlikku pilti. Kõik need on võrdselt päris või võrdselt kunstlikud, sõltuvalt sellest, kuidas sa defineerid päris. Ja siin me jõuame kõige sügavama paradoksini. Kui unenäod ei ole seal, enne kui me neid loeme, siis tehnoloogia, mis loeb unenägusid, ei avalda neid. Ta loob neid. Kamitani masin ei näita sulle, mida sa nägid. Ta näitab sulle ühte võimalikku interpretatsiooni neuronite aktivatsioonist, mis toimus, kui sa magasid. Aga see interpretatsioon muutub osaks sinu mälestusest, osaks sinu kogemusest, osaks sinust. Seega küsimus pole enam, kas keegi saab näha mu unenägusid. Küsimus on, kas mu unenäod eksisteerivad enne, kui keegi neid näeb. Ja vastus, vähemalt Donooni teooria järgi, on ei. Sinu unenäod eksisteerivad ainult hetkes, kui nad kogetakse, kas sinu poolt või masina poolt või kellegi teise poolt, kes vaatab rekonstruktsiooni. Aga iga kogemine on erinev. Iga kogemine loob erineva unenäo. Seega pole olemas ühte tõelist unenägu. On ainult lõpmatu hulk võimalikke unenägusid, mis kõik tekivad erinevatest vaatlustest. See on kvantmehaanika unenägude jaoks. Ja see muudab kogu arutelu privaatsusest, eetikast, kontrollist palju keerulisemaks. Sest kui unenäod ei ole seal enne vaatlust, siis mida tähendab neid kaitsta? Mida tähendab nende privaatsus? Kas sa saad kaitsta midagi, mis ei eksisteeri enne, kui keegi seda vaatab? Filosoof nimega Thomas Nagel kirjutas kuulsa artikli Milline on olla nahkhiir. Tema punkt oli, et me ei saa kunagi teada, milline on olla nahkhiir, sest nahkhiire subjektiivne kogemus on fundamentaalselt erinev meie omast. Aga nüüd me peame küsima, milline on olla sina? Ja veel raskem, kas on olemas üks vastus sellele küsimusele? Või kas on lõpmatu hulk vastuseid, sõltuvalt sellest, kes küsib ja millal? Kamitani tehnoloogia näitab meile, et sina ei ole staatiline. Sina ei ole püsiv. Sina oled protsess, pidev rekonstruktsioon, pidev uuesti loomine. Iga öö, kui sa magad, su aju rekonstrueerib sind. Ta töötleb päeva kogemusi, ta loob narratiive, ta annab tähendusi. Ta otsustab, mis on oluline ja mis mitte, mis jääb mällu ja mis unustatakse. Ja hommikul, kui sa ärkad, sa oled veidi erinev inimene. Enamik ajast see muutus on märkamatu. Aga mõnikord, pärast intensiivset unenägu, pärast õudusunenägu, pärast und, mis sind puudutas, see muutus on suurem. Ja nüüd, kui tehnoloogia suudab sekkuda sellesse protsessi, küsimus pole enam lihtsalt, kas keegi saab mind muuta. Küsimus on, kes mind muudab? Sest isegi ilma tehnoloogiata, isegi ilma välise sekkumiseta, sind muudetakse iga öö, sinu enda aju poolt. Tehnoloogia lihtsalt teeb selle protsessi nähtavaks ja potentsiaalselt kontrollitavaks. Aga kas see on tingimata halb? Mõtle sellele, kui sa kannatad PTSD käes, siis sinu aju muudab sind iga öö, aga ta muudab sind valesti. Ta sunnib sind uuesti ja uuesti kogema traumat. Ta tugevdab hirmu, ta süvendab valu. Kas pole parem, kui keegi, terapeut, tehnoloogia, süsteem, aitab suunata seda muutust tervislikumasse suunda? Või kui sa kannatad depressiooni käes ja sinu unenäod on täis pimedust, lootusetust, meeleheite, kas pole parem, kui tehnoloogia aitab luua valgust, aitab luua lootust? See on argument, mida MIT meeskond tegi enne, kui nad oma labori sulgesid. Me ei muuda inimesi, ütlesid nad.
Me aitame neil muutuda selleks, kelleks nad tahavad olla. Aga siin on probleem. Kes otsustab, kelleks sa tahad olla? Kas see oled sina, teadlik, ratsionaalne, päevane sina? Või kas see on sinu alateadvus, intuitiivne, emotsionaalne, öine sina? Ja kui need kaks on vastuolus, siis kumb on päris sina? Freud ütles, et alateadvus on päris sina. Teadvus on lihtsalt mask, mida sa kannad. Jung ütles, et mõlemad on päris. Teadvus ja alateadvus on kaks poolt samast tervikust. Kaasaegsed neurobioloogid ütlevad, et pole olemas päris sind. On ainult protsessid. Neuronid, mis tulistavad, keemilised reaktsioonid, mustrid, mis tekivad ja kaovad. Ja kui see on tõsi, siis küsimus, kes ma olen, muutub küsimuseks, milline muster ma olen. Ja kui sa oled muster, siis sind saab ümber kirjutada, mitte hävitada, mitte asendada, aga ümber kirjutada, nagu tarkvara, nagu koodi. See on kõige hirmutavam ja kõige vabastavam mõte korraga. Hirmutav, sest see tähendab, et sina, see, mida sa nimetad minaks, oled habras, muudetav, ajutine. Aga vabastav, sest see tähendab, et sa ei ole kinni, sa ei ole määratud, sa ei ole oma mineviku vang. Sa oled protsess. Ja protsesse saab muuta. Küsimus on ainult, kes muudab ja miks. Kamitani viimane intervjuu lõppes küsimusega, mida intervjueerija esitas. Kas te kahetsetate, et te lõite selle tehnoloogia? Kamitani vaikus kestis 27 sekundit. Intervjueerija arvas, et ühendus katkes. Aga siis Kamitani vastas. Ma ei tea. Küsi minult uuesti 10 aasta pärast. Küsi, millises maailmas me siis elame. Küsi, mida me selle tehnoloogiaga tegime. Ja siis ma võin vastata. See on kõige ausam vastus, mida teadlane saab anda. Sest tehnoloogia ise pole hea ega halb. Tehnoloogia on võimalus. Võimalus aidata või võimalus kahjustada. Võimalus vabastada või võimalus vangistada. Võimalus mõista või võimalus manipuleerida. Ja me, sina, mina, kõik meist, me valime, milline võimalus realiseerub. Mitte läbi ühe suure otsuse, vaid läbi tuhandete väikeste otsuste. Iga päev, iga hetk. Kas ma ostan seadme, mis jälgib mu und? Kas ma loen kasutustingimusi? Kas ma küsin, mida mu andmetega tehakse? Kas ma toetan seadusi, mis kaitsevad kognitiivset privaatsust? Kas ma nõuan läbipaistvust? Kas ma võitlen õiguste eest, mida me alles hakkame mõistma? Kas ma usun, et mu mõtted on mu omad? Või kas ma aktsepteerin, et kõik on jagatud, kõik on avalik, kõik on kaubeldav? Need pole abstraktsed küsimused. Need on praktilised, igapäevased, määravad küsimused. Ja vastused, mille me anname, või vastused, mida me ei anna, need kujundavad maailma, milles me elame. Aga nüüd tahan ma rääkida millestki, mida me pole veel puudutanud. Millestki, mis on võib-olla kõige olulisem. Imetlus. Jah, imetlus. Kogu selle aja me rääkisime ohtudest, rääkisime hirmudest, rääkisime sellest, mida me võime kaotada. Aga me ei rääkinud sellest, mida me võime avastada. Sest see tehnoloogia, see uskumatu, hirmutav, revolutsiooniline tehnoloogia avab ukse millegi juurde, mida inimkond ei ole kunagi varem näinud. Võimalus mõista teadvust seestpoolt. Kogu inimkonna ajaloo jooksul oleme me vaadanud teadvust väljastpoolt. Me oleme kirjeldanud käitumist. Me oleme mõõtnud aju aktiivsust. Me oleme analüüsinud keelt, kunsti, kultuuri. Aga me ei ole kunagi näinud teadvust. Me ei ole kunagi kogenud kellegi teise subjektiivset maailma. Kuni nüüd. Kamitani tehnoloogia, hoolimata kõigist selle ohtudest, annab meile esimest korda võimaluse näha, kuidas teine inimene kogeb maailma. Mitte kuidas ta seda kirjeldab.
mitte kuidas ta seda mäletab, vaid kuidas ta seda näeb, kuidas ta seda tunneb. See on midagi, mida filosoofid on pidanud võimatuks. Midagi, mida nad nimetavad kvaalia lõheks. Lõheks sinu kogemuse ja minu kogemuse vahel, mida ei saa kunagi ületada. Aga võib-olla see lõhe pole nii lai, kui me arvasime. Võib-olla, kui ma näen sinu unenäo rekonstruktsiooni, ma saan aimu, ainult aimu, aga siiski, sellest, milline on olla sina. Ja see aimus võib olla kõige väärtuslikum asi, mida see tehnoloogia pakub. Mitte kontroll, mitte jälgimine, mitte manipulatsioon, vaid empaatia. Võime mõista teist inimest sügavamal tasandil, kui me oleme kunagi suutnud. Kujuta ette maailma, kus sa saad näha, kuidas sinu partner kogeb armastust. Mitte kuidas ta seda kirjeldab, vaid kuidas see tundub tema jaoks. Kujuta ette maailma, kus sa saad näha, kuidas sinu laps kogeb hirmu ja seega saad paremini aidata. Kujuta ette maailma, kus sa saad näha, kuidas keegi, kes on täiesti erinev sinust, erineva kultuuri, erineva keele, erineva kogemuse, kogeb ilu ja avastada, et see pole nii erinev, kui sa arvasid. See on utoopiline visioon, ma tean. Aga see on ka võimalik visioon, sest tehnoloogia pole määratud, tulevik pole kirjutatud. Me kirjutame seda iga päev, iga valikuga. Ja võib-olla, ainult võib-olla, me suudame luua maailma, kus see tehnoloogia teenib mitte kontrolli, vaid ühendust. Mitte võimu, vaid mõistmist. Mitte eraldatust, vaid empaatiat. See on lootus, mida ma tahan pakkuda. Mitte naiivselt, mitte pimesi, vaid teadlikult, kriitiliselt, ettevaatlikult. Sest me teame, et tehnoloogia võib minna valesti. Me teame, et võim korrumpeerib. Me teame, et hea kavatsused ei garanteeri häid tulemusi. Aga me teame ka, et loobuda pole lahendus. Tehnoloogia on siin. Ta ei kao. Seega me peame õppima elama temaga, töötama temaga, kujundama teda. Ja see nõuab midagi, mida me pole kunagi varem vajanud. Uut liiki tarkust. Mitte ainult teaduslikku tarkust, kuidas tehnoloogia töötab. Mitte ainult eetilist tarkust, kuidas tehnoloogiat kasutada, vaid eksistentsiaalset tarkust. Mida tähendab olla inimene maailmas, kus isegi su kõige privaatsemad mõtted võivad olla jagatud. See tarkus ei tule raamatutest, see ei tule seadustest, see ei tule isegi filosoofiast. See tuleb kogemusest, arutelust, võitlusest. See tuleb meist. Ja nüüd, lõpuks, tahan ma, et sa teeksid midagi. Täna õhtul, kui sa lähed magama, tahan ma, et sa mõtleksid oma unenägudele. Mõtle, mida nad sulle tähendavad. Mõtle, kuidas nad sind muudavad. Mõtle, miks nad on olulised. Ja siis küsi endalt, kas ma tahan, et keegi teine neid näeks? Võib-olla vastus on ei. Võib-olla su unenäod on nii isiklikud, nii privaatsed, nii pühad, et sa ei taha neid kunagi jagada. Ja see on õigus, mida sa pead kaitsma. Või võib-olla vastus on jah. Võib-olla on unenägusid, mida sa tahaksid jagada, mida sa tahaksid, et keegi mõistaks, mida sa tahaksid, et keegi näeks. Ja see on võimalus, mida sa võid uurida. Aga kõige olulisem on see, et see on sinu valik. Mitte kellegi teise, mitte valitsuse, mitte ettevõtte, mitte isegi teadlase. Sinu. Sest lõppkokkuvõttes, hoolimata kõigest tehnoloogiast, hoolimata kõigist ohtudest, hoolimata kõigist võimalustest, on üks asi, mis jääb tõeks. Sinu unenäod on osa sinust. Ja sina, see keeruline, vastuoluline, uskumatu sina, oled väärt kaitsmist. Mitte sellepärast, et sa oled täiuslik, vaid sellepärast, et sa oled sina. Ja see sina, see pidevalt muutuv, pidevalt arenev, pidevalt unistav sina, on kõige väärtuslikum asi, mis sul on. Kamitani lõi tehnoloogia, mis suudab näha unenägusid,
aga ainult sina suudad otsustada, mida see tähendab. Ainult sina suudad otsustada, kuidas seda kasutada. Ainult sina suudad otsustada, millises maailmas sa tahad elada. Ja see otsus, see raske, keeruline, määrav otsus algab täna õhtul, kui sa sulgud silmad, kui sa vajud unne, kui sa hakkad unistama. Ja kui sa ärkad hommikul, küsi endalt, kas mu unenäod on endiselt mu omad? Ja kui vastus on jah, siis võitle selle eest. Sest see on võitlus, mis määrab, mida tähendab olla inimene 21. sajandil. Sajandil, kus tehnoloogia suudab lugeda mõtteid, aga kus inimesed, sina, mina, kõik meist, suudavad endiselt valida. Valida, mida jagada ja mida hoida. Valida, mida avada ja mida kaitsta. Valida, kes me oleme ja kes me tahame olla. See on võim, mida ükski tehnoloogia ei saa meilt võtta, kui me ei lase. Ja nüüd, täiesti lõpuks, tahan ma rääkida sellest, millega me alustasime. Mäletad? Praegu, sel hetkel, kui sa seda kuulad, toimub sinu ajus midagi uskumatut. See oli tõsi siis ja see on tõsi nüüd. Sinu aju. See 3 naela kaaluv, miljardeid neuroneid sisaldav, uskumatult keeruline organ loob iga hetk reaalsust. Ta loob värve, mida pole olemas. Ta loob helisid, mida pole olemas. Ta loob tähendusi, mida pole olemas. Ta loob sind. Ja iga öö, kui sa magad, ta loob maailmu, kus pole gravitatsiooni, pole füüsikat, pole reegleid. Maailmu, kus sa võid lennata. Maailmu, kus sa võid rääkida surnud lähedastega. Maailmu, kus sa võid olla keegi teine. Maailmu, kus kõik on võimalik. See maailm, sinu unenägude maailm, on viimane vaba territoorium. Viimane koht, kus pole piire. Viimane koht, kus sa oled täiesti sina. Ja küsimus, millega me nüüd silmitsi seisame, on, kas me tahame seda kaitsta või kas me tahame seda jagada või kas me tahame seda muuta. Ma ei tea vastust, aga ma tean, et see on küsimus, mida me ei saa ignoreerida. Sest tehnoloogia, mis suudab näha unenägusid, on siin ja ta ei kao. Ta ainult muutub võimsamaks. Ja meie, sina, mina, kõik meist, me peame otsustama, mida me sellega teeme. Mitte homme, mitte järgmisel aastal, vaid nüüd. Sest iga öö, kui sa magad, su aju loob midagi uskumatut. Ja nüüd, esimest korda ajaloos, keegi teine võib seda näha. Küsimus on, kas sa tahad? Ja kui ei, siis mida sa teed, et seda vältida? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga need on küsimused, millele me peame vastama. Sest tulevik, sinu tulevik, minu tulevik, meie kõigi tulevik sõltub sellest. Ja see tulevik algab täna õhtul, kui sa sulgud silmad ja hakkad unistama. Ja ärkad hommikul küsimusega, kas mu unenäod on endiselt mu omad. Vasta sellele küsimusele ja siis ela vastavalt oma vastusele. Sest see lihtne, sügav, määrav valik on see, mis määrab, kes sa oled ja kes me kõik oleme. Maailmas, kus isegi unenäod pole enam privaatsed, aga kus me, kui me valime, võime endiselt olla vabad.